Tervitused kõigile, kes siis minu YouTube'i jälgivad. Hetkel siis liigun Tallinnasse helitehasesse ja seal on siis täna naistepäeva eripidu, kus on siis Italo Brothers ja esineb siis ka DJ Isaac ning Eesti Kaurivägi. Hetkel siis on niimoodi, et proovin kuidagi unerütmi paika saada ja äkki siis, kui pidu läbi on ja öine väsimus selja taga, siis õnnestub äkki lõpuks ennast siia Eesti aega ennast tagasi sisse sättida, sellepärast, et see Tai ajavahe 5 tundi ikkagi piisavalt segane, et ära harjuda ja ütleme, kui meil Taimaal oli kell 12, siis Eestis oli kell alles 7, nii et kuidagi raskem on kohaneda selle ajaga just tagasi tulles, et kuidagi keerulisem. Ja nüüd ma siis siin lähen vaatan, mis pidu tuleb, kui palju on rahvast, kuidas on meeleolu, aga teades Hard Nationit, siis alati on väga sükene hoogne, väga meeliülendav ja nii edasi ja teades Italo Brothersit ja siis Isaacit, kellega mul õnnestus ka kunagi kohtuda Paides esimest korda elus, et on väga ägedad ja süksed pöörased DJ'd selles mõttes, et nende setid on ikkagi alati sellised, mis tõmbab hands up'i nagu käed üles korralikult ja seal lihtsalt jääda kivinäoga seisma ei ole võimalik. Ning nüüd siis tahtsin rääkida veel ühte asja sellest, et mulle tuli ka TikTok'i üks kiri, kus siis kirjutati, et selle Airlao SIM-i kohta, mis ma siis Tais kasutasin, et lubasin siis ekstra sellest postituses rääkida. Ja tahtsin öelda nii palju, et mina Eestis regasin selle kaardi ära juba mingisugune, ma arvan, äkki nädal aega ennem, aga teda aktiveerida ei saa ennem, kui sa oled siis nagu Tai pinnal. Et sa tõmbad endale siis, ma ei tea, kas Androidi või minul on Apple, eks ole, et iPhone, sinna tõmbasin siis selle Airlao äppi ja siis installisin ära, valisin endale siis 30-päevase paketi ja 50 giga, selle hind oli 24 €, see oli odavam kui kohapeal pakutavad paketid ja see ei olnud piiramatu pakett. Piiramatute pakettide miinus on see, et neil on päevalimiit 3 gigabaiti ja siis on see, et pärast on sul kiirus on ikkagi läheb kõvasti väiksemaks ja hakatakse nagu piirama sul seda kiirust. Ja mina võtsin siis sellise fikseeritud paketi ja ütleme niimoodi, kui ma jõudsin Taisse kohale, siis Tais oli see, et ma pidin hakkama nagu lennujaama, kui ma jõudsin ennem lennukis, ma lülitasin välja kohe juba Eestis olles enda füüsilise SIM-i, et ei tuleks ka kõned läbi. On ka variant, et sa jätad selle aktiivseks, kui sul on kõned olulised, aga siis sa kindlasti pead selle mobiildata kinni panema endal ja roamingu sammuti. Ja siis, kui sa oled selle e-SIM-i installinud, siis 2 varianti on, et kas sa hakkad süvamenüüst telefonist valima e-SIM, mis mulle osutus nagu keerulisemaks kui Airlao äpi kaudu näiteks oli ja lisamine palju keerulisem kui telefoni kaudu seda teha, siis oli nagu QR-koodi hakkas küsima ja mingi lõputu trill-trall läks lahti. Aga selle äpi enda kaudu oli siis see, et ta automaatselt läks telefoni settingutesse, installis selle ära ja siis, kui ma jõudsin niimoodi, et sinna kohale, siis ma õigemini Eestis tegelikult aktiveerisin ta ära, aga kui kohale jõudsin, siis ma panin enda SIM-kaardi, mis mulle enda numbriga on, selle panin ma nagu täielikult nagu SIM-off režiimi ja siis lisasin sellele e-SIM-ile nimeks Travel, ehk siis nagu reis ja siis panin selle nagu siis Taisse jõudes aktiivseks. Ma nägin telefonimastid tekkisid, aga kui ma olen lugenud, et paljud kurdavad, et ei muutu aktiivseks. Mul ka ei muutud, mõtlesin, et olengi nagu selle SIM-iga üle lennu saanud. Aga siis oli niimoodi, mul oli aega seal passikontrollis ja tollijärjekorras seista ja siis ma nagu
vaatasin seda, seal menüüs kolasin ringi ja siis ma avastasin, et tegelikult mul ei olnud aktiivne see, oli märgitud see data ja need olid aktiivsed, eks ole, ja SIM ka sisse lülitatud, aga ei olnud pandud sellel e-SIMil aktiivseks roamingut. Ehk nii, kui ma selle roamingu vajutasin aktiivsesse režiimi, nii hakkas mu kohe SIM tööle ka. Ja veits aja pärast juba siis Airlao äpis said sa siis nagu jälgida seda, et kui palju sa siis reaalselt seda e-SIM-i datat oled kasutanud ja nii edasi. No. Ja kuna meid oli 3 inimest ja mina haldasin kõiki e-SIM-e, siis minu äpist oli see nagu ilusti näha, et üks variant on, et iga inimene peab ise endale selle või kes seda Airlaod võtab. Aga teine on see, et kui sul ütleme, sa lähed inimestega, kes on võib-olla ei ole internetis nii teravad pliiatsid kui ise oled, et siis lihtsam on oma pereliikmetest see asi ära teha ja siis hallata ise seda SIM-i nagu enda telefonist ja näha siis ja anda märku teistele, palju seda datat veel järel on ja nii edasi. Ja siis oli teiste 2 SIM-iga täpselt samamoodi. Nendele said siis võetud 20 gigased paketid, aga 20 gigase paketi hind oli, minu arust oli 15.50 ja iga kord, kui sa selle paketi ostad, siis ära kohe kiirelt rega, sest Airlao annab sulle krediiti ka, et ma ei mäleta, kas selle 20 gigase paketist said vist 82 eurosenti ja see 50 pakett sellest sai vist äkki 1,80 või oli peaaegu 2 eurot. Et siis selle sa saad juba ära kasutada järgmist paketti ostes nagu, et ta tuleb juba selle võrra sul odavam. Et ehk siis ma sain kõik need paketid kuskil 3 euro võrra odavamalt veel kätte. Ja nende 15 päevaste pakettide miinus oli nagu see, et seal oligi 20 giga oli nagu kõige suurem nagu kogus, mida sa said osta. Et kuna me olime täpselt 15 päeva, siis täpselt lennujaamas meil see 15 päevaste pakett, ehk siis need said otsa, aga sinna jäi ka tegelikult neil alles, ühel jäi siis 12 giga ja teisel kasutajal jäi siis alles mingisugune 8 gigabaiti, et väga palju oli kasu siis sellest hotelli enda wifi alast. Minul oleks jäänud ka tegelikult 27 gigasest 50-sest alles, aga kuna ma viimasel hetkel tõmbasin YouTube'ist hästi palju manti alla ja mitte YouTube'ist, vaid valetan Netflixist filme ja asju pelgalt sellepärast, et kui me lendasime Finnairiga, siis meil ei töötanud need peatugede sees olevad netiseadmed, millest siis saab nagu filme vaadata ja siis istusime siis sinna Taisse sõites nagu sisuliselt kõik vaatasid mingid filme, me vahtasime niisama õhku nagu, et see oli nagu nüri ja sellepärast sai siis Netflixist tõmmatud, downloaditud endale siis sinna seadmesse nagu filme viimasel hetkel, et siis kasutada ära võimalikult palju seda Airlao internetti, aga ütleme niimoodi, et kui oleks kasutanud, oleks selle paketiga saanud, ma arvan, ka terve reis hakkama, et kui sa oled ikkagi siuke keskmine kasutaja, kes ei tee igapäevas sisu, ei topi netti, paned lihtsalt mingid Instagrami ja mingid siukest märke, mingeid postitusi, siis ma arvan, et see 50 giga tegelikult toidab sind ära. Kordagi ei olnud seda probleemi, et ei oleks nagu levi olnud. Levi oli igal pool olemas ja väga hea, et ma tõmbasin ka selle Orkla Speed äpi, millega saab siis kiirust mõõta ja see netikiirus oli niimoodi üles-alla laadimine oli kuskil 200-300 giga juures siis nagu mitte giga, vaid megabait sekundi juures ja ütleme niimoodi, et väga-väga hea oli ja ma nägin seda mingites enamus wifi kohtades, kus sa lähed nagu baarid on, kus sa saad nagu lihtsalt tavalist wifi't kasutada, siis seal oli ikkagi, ütleme, 400-500 oli see kiirus allalaadimine ja üleslaadimine, et väga hea net oli igal pool, et kui sa nagu oled paikne seal Tais on ja siis lähed ja paned selle paarikese, kus sa siis õhtul käid söömas või joomas või mida iganes toimetamas, et siis küsi sealt lihtsalt endale wifi kood ja lõpuks on niimoodi, et kui sa oled näiteks 4 päeva ühes kohas, 4 päeva teises kohas, siis on niimoodi, et kui sa jalutad mööda tänavat, siis sul üks wifi võrk katab ja lõpeb ära, teine algab ja lõpuks on nii, et sul seda mobiilnetti kuulub võimalikult vähe ja seda mobiilnetti on hea ära kasutada, kui sa seda mingi laevatripi peal kuskil ühest kohast teise ja nii edasi, et siis on ta nagu hea. Et nii palju siis nüüd sellest Wi-Fist ja
mina siis nüüd liigun edasi siin Tallinna poole ning juba varsti siis kohtume helitehases ja vaatame siis üle selle tänase naistepäeva peo, mis seal siis toimuma hakkab, nii et igal juhul, et kui sul ei ole midagi muud teha täna, siis aja oma kark kodus alla ja tule mugavustsoonist välja ja tule helitehasesse peole, kui sulle meeldib siis hardstyle või mingi siuke muusika, nii et mina igal juhul sinnapoole hetkel teel olen ja võtan tänasest peost maksimumi. Aga tänud, et vlogi vaatad ja juba siis järgmises vlogis juba siis olen juba teel helitehasesse. Tšau!